Ma olen jälle nii triggered, näe. Eile oli Kanal 2 saade nimega Täistund, mis uuris, kas tehisaru võiks kasutada tervise küsimustes. Tuleb tuttav ette, jah? Kui eelmine kord mul oli piif selle tervisekassa poolega, siis seekord on ajakirjandusega. Selles saates võtsid sõna supertublid, pädevad, mõtlevad inimesed Triinu-Mari Ott, Sandra Reivik, Tanel Tammet, kes andsid päriselt head nõud, kuidas tervise teemadega seoses tuleks tehisaruga suhelda. Isegi Andres ja Urve, kes parasjagu Balta turult koju kõndis, andisid väga ilusad kaalutletud vastused teema osas, millega nad enne kokku ei olnud puutunud. Suurepärane külaliste valik. Mis mu probleem siis on? See ajakirjanik oli see ainuke tumba-jumba, kes ikka andis väga tugeva panuse, et erinevalt kõikidest oma saatekülalistest näidata tehisaru saamatuna. See on põhimõtteliselt nagu kutsuksid Michelini tähega koka saatesse, annad talle kõige odavamat makaroni, ühe kirsttomati ja siis palud tal teha sellest koolilõuna, ilma et sa ütleksid, et sa pead terve kooli jagu lapsi ära toitma. Sa oled ajakirjanik, tee see teema endale selgeks ja siis kasuta oma teadmised televaatajat harida, mitte ära näita oma teadmatust vabandusena, et seega on okei, et me keegi sellest asjast aru ei saa. Vaata, ma võin nüüd karjuda oma arvuti peale ja ma ei sega teid liiga palju. Siin klipis annab saatejuht ChatGPTle ette pildi punasest saigust enda jalal ja küsib, mis asi see on. Esiteks, mitte ükski arst ei saa sulle panna ühe telefoniga tehtud pildi põhjal diagnoosi. Tal on vaja rohkem konteksti, mida sa talle hetkel ei andnud. Arst küsiks, millal see tekkis, kuidas see tekkis, kas on valulik, mis sümptomid kaasnevad. Kusjuures see vastus, mis keelemudel talle annab, on võrdlemisi neutraalselt sõnastatud ja sarnase vastuse võiks anda sulle ka arst, kui sa talle rohkem konteksti lihtsalt ei anna. Ma olen nii kettas, noh. Teine näide. Ta võtab ühe suvalise vereproovi vastuse ja annab selle ChatGPTle. Ja ChatGPT annab kusjuures üliilusa vastuse. Aga kui sa läheksid selle sama küsimusega arsti juurde, kes ei tea mitte midagi su meditsiinilisest taustast, siis enne kui ta sulle vastaks, küsiks ta, miks sa üldse arsti juurde pöördusid, et sulle vereanalüüs teostati. Isegi see perearst Triinu-Mari Ots, kes siin räägib, toob välja, et tehisaru on tarkade inimeste tööriist. Kui sa rumalalt seda kasutad, siis sa saadki rumalad vastused. Tehisaru on selline väga tarkade inimeste tööriist, mis tähendab seda, et tuleb väga oskuslikult küsida. Mis ma sellega teile öelda tahan? Olge targemad. See ei ole keeruline. Igaüks, kes te siin neid videoid vaatate, te ju saate aru, see ei ole mingi must maagia. Selleks, et normaalselt keelemudeliga suhelda, ei pea olema Einstein. Piisab, kui sa oled mõtlev inimene. Ja seda sa oled. Aitäh sulle selle eest.